huvitav lugu, et ma juba 3. kursuse tudengina läksin Riigikohtusse tööle. Töötasin seal alguses õigusteabe osakonnas peaspetsialistina. Võimalik ainult Eestis, et sa alustad peaspetsialistina oma juristikarjääri. Ja seal töötades, siis kui jõudis kätte aeg praktika kohta valida, siis tundus, et ma võiksin seda ju teha samas Riigikohtus, aga siis kolleegiumi juures. Ja kuna ma selleks hetkeks olin hakanud kriminaalõiguse vastu huvi tundma, siis taotlesin praktikale minekut kriminaalkolleegiumisse. Kuigi ma olin selleks ajaks Riigikohtus juba töötanud paar aastat, siis kolleegiumisse ja päris kriminaalasjade juurde sattumine, et see, ma ütleks, et andis tegelikult nendele õpingutele sisu. Ma sain aru, milleks see kõik, mida ma ülikoolis olen tuupinud, et sellel on olemas reaalne rakendus. Ja millele ma juurde sain, see tegelikult oli tollel hetkel minu jaoks ikkagi kaunis üllatav, sest mulle anti toimik pihku ja ma sain kogu materjalile juurde. Mulle anti ülesanne nii nagu kohtutöötajale, et anna oma arvamus, mis me teeme selle kriminaalasjaga. Ja see, ütleme, isegi mingil määral noorte inimest šokeeris ja vastutuse tunne oli päris suur. Minu otsusest, minu seisukohtadest võib hakata sõltuma see, mismoodi mingisugune kriminaalasi lõpuks jääb. Et see oli ka kõige suurem selline aha-elamus seal, et võibki nii olla, et need on lihast ja luust inimesed, et nad kuulavadki mind. See on ikka tõesti päriselt. Ja see on ka selline nagu kassipoja vette viskamine, et õpid ujuma või upud ära. Sulle antakse see toimik kätte, valmistad ette, annad oma arvamuse paberi peal, aga kriminaalkolleegiumis vähemalt on Riigikohtus hästi mõnus töökultuur, kus me arutame asjad kõik omavahel üksipulgi läbi. Ühesõnaga see, mis praktikant kirja paneb, seda ta peab ka kõikidele teistele kõva häälega rääkima. Ja see on nagu veel üks asi, mis nõuab teatud krambist ülesaamist esiteks, et sa julged ennast väljendada, kujutad ette, et sa oled kõrgema kohtu kohtunike ees ja sina ütled neile, et ma arvan asja kohta nii, me peaksime nii tegema. Esimese hooga võib see ikkagi nagu klombi kurku võtta. Aga kui sellest üle saada, siis see on nagu mõnus tunne, et sa saad nagu võrdne võrdsega rääkida, saad oma seisukohta avaldada ja kui sa seda hästi põhjendad, siis võibki nii olla, et juuratudeng see või teine omab oma väikest karvast kätt mingisuguses lahendis, mis kujundab meie õiguspraktikat hiljem. No, Riigikohtus praktikal olemine, mis see mulle andis, ma nägin esimest korda reaalselt siis kolleegiumi tööd sisuliselt ja sellest mul tekkis kindel huvi Riigikohtus jätkata. Et peale lõpetamist minnagi kolleegiumisse tööle ja kriminaalõigusega lähemalt siis igapäevaselt tegelema hakata. Ega keegi selle tudengi elu nüüd otseselt kergeks ei tee, et keegi kättpidi ei taluta. Ja seal ongi just see olukord, et sa pead ise ennast tõestama, aga igaühele antakse see võimalus. Ja kui sa eksid, kui sa ütled midagi valesti või rumalat, siis mis on tore seal, et sind eraviisiliselt pärast aidatakse järje peale, millega sa vussi panid. Aga ei praktikandile ega ka hiljem töötajale ei ole mingisugust seda hirmu, et ma ei julge ennast väljendada ja enda seisukohti väljendada sellepärast, et mind hakatakse naeruvääristama.
Et see töökollektiiv ja töökultuur kriminaalkolleegiumis on sellepärast just hästi tore, võiks öelda, et nagu demokraatlik. Et kõik saavad oma seisukohad ära rääkida, kõik saavad esitada oma põhjendused, eks see ole kõige olulisem juura juures. Et kuidas sa põhjendad oma mingisugust esmapilgul võib-olla väga üllatavat seisukohta. Kui need põhjendused on veenvad, siis on millega edasi töötada. Aga üks asi veel, mis noore inimese jaoks, kui sa satud niisugusesse kohta praktikale või tööle, selline jube kihvt tunne on see, kui sa satud nagu tõeliselt nagu peastaapi. Sa tuled sinna, kus tehakse otsuseid ja sa saad ise mõjutada, et see lööb adreka üles. Seda ma julgen igaühele lubada, kes tahab proovida või kes mõtleb, et kas võiks kohtusüsteemis katsetada. Kindlasti praktika mõttes see ei tähenda seda, et kui sa oled käinud Riigikohtus praktikal, et siis sa oled laulatatud kohtusüsteemiga ja sa peaksid töötama kohtus. Kindlasti see lihtsalt avardab silmaringi ja aitab töötada ükspuha millisel õiguselukutsel hiljem. Sest et kohtus töötades, praktikal olles, sa pead tutvuma seniste lahenditega, töövõtete, kultuuri ja lähenemisega. See annab sulle tegelikult ükspuha millise juristi töö jaoks lihtsalt ühe kõrvalvaate, ühe nüansi juurde, mida ilma kohtutööd tundmata sul lihtsalt ei oleks. Nii et ka inimesed, kes plaanivad oma karjääri juristina kuskil muus õiguselukutses, ma ei tea, kas või notarina, ei jookseks mööda külge maha, teada ka seda, kuidas kohus toimib. Huvitav lugu, et ma juba 3. kursuse tudengina läksin Riigikohtusse tööle. Töötasin selle alguses õigusteabe osakonnas peaspetsialistina. Võimalik ainult Eestis, et sa alustad peaspetsialistina.